Kunagi ma esitasin küsimuse, kas keegi tahab, et ma teeks video Pentagon Kailerist, sellest seljakotist, mida väga paljudes videodes te näinud olete. Ta on mul käinud siin siis niimoodi, et kord on maha müüdud, siis jälle tagasi ostetud. Miks ma ta kogu aeg tagasi ostan? Üks kõige paremaid militaarkotte üldse, mis minu jaoks olemas on. Ma olen palju neid saanud kanda ja see on ainukene, mis täpselt sobib. Ühesõnaga, tegemist on siis Pentagon Kaileri seljakotiga, 36 liitrit. Oma mõõtude poolest on ta siis 48, 22, 34. Ei ole väga suur, kui niimoodi peale vaadata ja neid mõõte siis kuulda. Aga see mahutavus on tegelikult 36 liitri kohta tõsiselt massiivne. Alustame kohe siit väljaspoolt. Nagu näha, siis on tal mollesüsteem siin ees, mõlemal pool külgedel. Seljaplaat on kõvaplaat, mis on ka eemaldatav. Need siis on, kuidas nüüd öelda, 3D võrk, ehk ta on libisemisvastane ja hingamisvahed on tõesti head. Kõik väiksemad matkad, mis ma sellega teinud olen, siis mul ei ole siiamaani probleemi öelda, mul näiteks selg higistaks või mul matka käigus särk tahaks püksist välja tulla. Lukkudeks on siis vana hea IKK YKK lukud, väga soliidsed Pentagoni omad ka veel lisaks. Nagu ikka, ees siis rinna peale kinnitus. Üks asi, mis mind kõikide seljakottide puhul häirib, võiks olla olemas hädaabivile. Sellel kotil samuti ei ole, no okei, andeks antud militaarseljakott. Siis veeosa, mis on täiesti toimiv, et aitab seljakoti ilusti üleval hoida. Siis see esimene tasku, mis meil jääb nüüd siis kõvaplaadi taha, on, kuidas siis öelda, sülearvuti tasku. Kuna ta on kõvaplaadiga, ei ole seda probleemi, et ta muljuks sul sülearvuti ära. Ja mis on veel tema eelis, see on põhimõtteliselt selline peidetav tasku, et ikka niisama teda nagu näha ei ole. Järgmiseks liigume siis edasi esimese tasku juurde, milleks on siis administratsioonitasku. Sees on siis suurem võrktasku, on väiksem võrktasku. Lisaks on siis võtmete jaoks kinnitus olemas. Siin hakkab järjest tulema esimene tasku, siuke piisav otsuga, mida taga on siis kohe järgmine tasku. Siia saab siis oma märknikud asjad panna, oma pastakad, nagu militaarkoti puhul ikka. Plus lisaks siis üks siuke fliistasku moodi suurem tasku. Plus ka veel siuke. Eks esimene osa sellest esimene tasku selle seljakotil ongi just see, mis mul kõige rohkem meeldib. Mulle meeldib, kui mul asjad on kotis ära organiseeritud, et kui mul tavaline matkakott on, ma pean kõik sealt pealt sisse rammima ja siis pärast hakkama kuskilt neid otsima. Okei, jah, öeldakse küll, et sätime matkakott ilusti, ma võin ilusti sättida, mingist momendist läheb ikka niikuinii sassi. Siis liigume edasi tema suure tasku juurde. Nii, suurel taskul on siis näha, et sees on siin üks väike tasku, see on samuti fliistasku ehk oma telefoni või siukseid asju hoida, ei teki mingisuguseid kriimustusi asju. Taga on siis meil nagu alati siis veekoti tasku, ehk siis kui tahate joogisüsteemi külge panna, võimalik veekott siia panna ja joogisüsteemi voolik läheb siis läbi sellest avast siit, mis on siis ühendatud selle siis kotisangaga. Mul endal seda siin kotis pole, kuna minu jaoks tundus nii ebamugav süsteem, et selle peasektsioon tasku
mõõdud tulevad siis 46 korda 28,5 korda 16,5. et praegu hetkel minul isiklikult selle sees on juba olemas kõik, mis mul on vaja. mul on siin igaks juhuks üks fliistekk, minu siis Helicon Dexi supertarp, millest on ka meil video olemas. Võin ka veel põhjalikuma video teha sellest või veel kommentaariumites kirja panna selle minu Helicon Dexi Pathfinderi komplekt. Ja kohe kindlasti mina hommikuti ilma kohvita ei lähe mitte kuskil. Ja rohkem mul siia sisse mitte midagi vaja polegi. Võrktasku, mis meil siin üleval on, selle sees on kunagid ja villased sokid vaja. Kunagid ja villased sokid on olemas. Ja siis siin lisaks on ka süütetabletid. Nüüd kui me korra väljapool tagasi, siis need samad siis, mis mõjutavad koti nagu sisemist suurust. Mul praegu kõige kitsam peal tõmmatus, mul ei ole vaja, et kott oleks nagu kõige laiema peal. Lisaks mul siia pannud hunnikuga nööri. Teise poole puhul siis kasutasin ära oma Armo esmaabipakki. See on ise kokku pandud. Nii, see fliistasku, millest ma enne rääkisin. Siin üleval on siis mul hetkel kompass, üks taskulamp, teine on mul veel ees taskus ja natuke siis vaigupulka. Jälle ruumi jagub veel küllaga, et siia asju juurde panna. Minu arvamus selle koti kohta on see, et tema hind on 99 €. Kindlasti saab keegi kuskilt odavamalt ka kätte. Aga see raha, mis ma selle koti eest maksin, see on tõesti hea. Arvestades seda jah, et üks asi, mis on mainimata arvestades ka seda, et on anatoomilised õlarihmad. Ehk siis kui paljudel militaarkottidel jooksevad õlarihmad siia ülesse kokku, mis tegelikult tapavad õlad täielikult ära, siis selle puhul seda probleemi ei ole. Kuna tema see süsteem on lihtsalt nii perfektne. Isegi kui ta on mõeldud 24-tunniseks nagu matkaks või mingi militaarseljakotiks, siis jälle ka õnnestub isegi kauem 24 tundi panna. On täiesti kindel. Igatahes, kellel huvi, siis Eestis meil on võimalik seda osta meie ühe toetaja kaudu, kelleks on siis Helix Trade. Siis Tartus mõningad poed veel. Neid peate ise uurima. Aga tore, et te seda videot vaatasite. Kui miski veel pakub huvi, siis mida võib-olla kotis nägite, siis ma võin ekstra teha ka video selle kohta. Näeme järgmises videos.